Jutud 5. episood, 9. hooaeg, 8. ma ei Mulle tea. meeldib, et sul ei ole õrna. Ma ei tea, me oleme Vist on seda nii 9. kaua teinud, aga 70 on siis nii-öelda. 70. episood. Jah. Ullala, meil on nagu väike juubel. Äkki juubel, jah. Kui 100 tuleb täis, siis teeme midagi lahedat. Mällu. Ei, ma ei taha mõelda ka alkoholist. Ma ei handle ära seda lihtsalt. Okay. Aga teeme siis väikse life update'i ja siis läheme kirjade juurde. Jah, nagu ikka. Et life update on siis see, et me oleme mõlemad massiivselt hungover täna. Aga mina olen terve tööd ka teinud. Jah, sa oled, ma ei tea, kuidas sa suutsid, sest et eile oli siis Mida Mallukat saate avapidu ja eelmine kord ka, kui esimese hooaja avapidu oli, läks ka nii lappesse ja nüüd ka läks nii lappesse, et ma ei mäleta koju tulema, nagu ma ei mäleta. Ma ei tea, mis juhtus. Ma olin eile vaata nii stressed out. Su vend pani sind takso peale. Jah, et seda ma mäletasin häguselt. Aga ta jäi meiega peole edasi, panib tantsu seal täiega. Ma tean, ta ütles, ta on liiga surnud täna. Et ma ei tea, kuidas need peod niimoodi lappa lähevad, aga ma arvan, et asi oligi selles, et ma olin nii stressed out, vaata, ja siis ma otsustasin, et parim lahendus on lihtsalt juua blackouti ennast. No, see on jah, tõesti. Sul oli see ehitusdraama, millest inimesed saavad lugeda su blogist. Või tuleb välja Elu24 või ükskõik kust, kus ma olen petturiks tembeldatud. Taha sellest inimesest kunagi enam mõelda, nagu reaalselt ma vihkan seda inimest. Ma kujutan, et siis me peab pikemalt peatuma selle teema peal. Minul ei ole väga midagi uut, same old. Te pole midagi väga teinud. Sul oli üritus. Kuidas sul läks üritus üldse täna? Väga tore oli, selles mõttes, et mu esimene korraldatud, see on influencer üritus, aga sama tüüpi, aga lihtsalt selle sisekujundajatele mõeldud. Väga tore oli tellija, eks mu sõber, kelle firmas oli, kellele ma tegin, tema ei rahule ja see ongi põhiline ja kõik oli väga chill. Ja räägime siis ruttu sponsoritest ja lähme kirjade juurde, mis me ikka siin jäpime. Mis me siin tussutame tõesti? Sorry, ma teen jäätise lahti. Aga siis vaata, et see täissuuga räägis kõiki nii häirib see. Häirib või? Vaata, ma ei loe ära mikrisse räägi lihtsalt või see matsuta, siis on hästi. Aga ikka toome välja siis Coolbeti, kes on siis sellel hooajal meie leiva isa ja annab ära hooaja lõpus siis 1000 eurot parimale kirjale ka. Ja siis praegu on veel märts, et märtsis on veel see, et kui sa liitud siis Coolbetiga, siis sa võid võita nii-öelda Rolexi kella. Tore tõesti. Tore. Et jah, et selles suhtes, et Coolbetil on erinevaid kampaaniaid ka, ma kohe vaatan, kas neil on veel mingeid, et ma tean, et igatahes praegu on see Rolexi oma ja et kui sa registreerid oma konto, siis sa pead sisetama boonuskoodi Rolex, et kinnitada oma osalemine ja nii lihtne ongi. Võitaks meie saame ka osaleda ja võita või? No ma arvan, et saaksime ikka, aga kõik saavad osaleda, aga ma ei tea, kas me võidaks otseselt. Ma nagu nii ei võida midagi, mul ei vea armastusega ja õnnemängus, mul ei mõtle milleski, et selles suhtes Coinmasteris sul veab ju. Coinmasteris ma pole veel täna mänginud, et peabki vaatama ja siis on rohkem praegu siin mingi kampaaniad otseselt ei ole, et see on kõige suurem hetkel, et mingid erinevad on, et saate vaadata Coolbet kaldkriips kampaaniad, et seal saate osaleda erinevates asjades. Et aitäh Coolbetile. Siis on meil Mediron. Vana hea Mediron. Ma panin spetsiaalselt jälle need meie lemmikud, need scent boosterid. Ma ei tea, kas sa oled ise need üldse kasutanud või minu lemmikud on need küll, sest ma just pesin pesu ja jälle nautisin seda, et lõhnab. Ma ei ole seda kasutanud, ma ei ole seda kaasa võtnud siit, aga mul on selle sama brändi need washing sheets, need pesulehed. Neid ma olen kasutanud, need on väga head, et pesu hästi lõhnava. Ja siis muidugi Knife on minu üks lemmikuid brände, ma telin Medironist kogu aeg dušikeeli endale. Mulle meeldib see dušivaht. Dušivaht, sorry, see on dušivaht. Et neid telin, et need on nii mõnus värske lõhnaga, hästi mõnusad ja need niisked lapid on mul ka olnud, et eriti kui teil on väike beebi praegu kodus või tulemas või mis iganes, siis need niisked lapid on the best, et need teised poe omad ei ole üldse nii head, et kui ma neid avastasin, siis peale seda ma ei suutnud neid teisi niisked lappe enam üldse kasutada. Tulebki meelde, et ma peaks autosse endale panema ühe paki, sest kogu aeg keegi mingi näkaste näppudega. No täpselt, ma võtan ka ühe kaasa panen autosse, mul auto on nii sitane ka üldse. Oi, mul ka, ma ei taha isegi mõelda. See on nii lappes. Aga siis meil on Magda Beauty. Mina mõtlesin, et ma räägin teile sellest paese, vaat ma ei oska rääkida, ma ei tea nagu, kuidas neid hääldatakse, kas paese või heis või ma ei tea, mis iganes. Ma seda bronzing powderit pole proovinud, aga lihtsalt see firma, neil on ülihead need jumekad
väga meeldivad. Ma alles hiljaaegu proovisin esimest korda ja väga head on. Ja mina tahtsin rääkida sellest, esiteks, et Sisters Aroma kodulõhnastaja. Tee lahti, siis ma tahan nuusutada. See on brändilõhnaline ja ma just käisin eile kohtumas, ma tellin omale vannitoa mööbli ja garderoobid esikusse ja enda tuppa. Ja siis mul on nagu vannituba ja WC on eraldi ja mul on vaata WC üle, et kui WC on, siis mul on väike nagu niuke, no peal. Ma tean, mida sa mõtled, see äär, mul on ka seina sisse ehitatud. Sa mõtlesingi, et ma seda vetsu nagu, mul ei ole sinna mitte midagi vaja, et jätta nii nagu on. Ja siis see mees, kelle juures ma käisin kohtumas, siis ta näitas, kuidas ta ehitas nii ilusa kapi sinna ülesse ja jättis nagu alla väikse ruumi ja pani leedi ja siis sinna on hästi ilus, saad panna selle, ongi kodulõhnastaja ja mingi rätikud, et ma kunagi näitan, kui mul kodu valmis saab, aga alguses ma mõtlesin, et ma ei tee midagi, aga ta näitas mulle, kui kena see on niimoodi. Nii et ma võtan selle lõhnastaja endale, et ma saaks endale vetsu panna selle või ma ei tea, kas sa tahad või ei taha. No sul on maini aega. Selles suhtes, sa räägid nagu endal, mul oleks jubedalt WC, tähendab, mul on WC praegu ka, aga... Mul on ka WC, aga ma lihtsalt nagu ei kasuta seda hetkel. Aga sa ei kasuta WC-d või? No seal korteris ma ei kasuta. Kodus. Ei, selles korteris ma ei ole sinna sisse kolinud. Aga sa võid, ma võin selle sulle anda, kui sa väga tahad. Vahet ei ole ausalt. See on brändilõhnaline, sul on meest kodus, vaata, sul on võib-olla rohkem see. Sa hakkad seda nuusutama mehe asemel. Oh my god, see on nii mõnus. See on niuke nagu parfüümilõhnaga täiega. Oh my god. Läheb faidiks või? Läheb faidiks, jah. Oid, kui meeldib jah mul mikrit. Miks ma seda nuusutad? Aju praegu nii. Aju ei tööta, ärge pange tähele, me oleme siin nagu fighting for our lives. Alati me fightime for our lives. Ja, et igatahes need Sisters Aromal on hästi lahedaid nagu... Tahan ka tellida endale. Telli siis. Ja ma võtan selle. Et Sisters Aromas tahtsin rääkida, et kodulõhnastajad ja üldse need lõhnad seal ja siis mis sul oli Margot ja Tita. Ja Margot ja Tita lõhnad ka, et parfüümid, et hästi hea hinnaga ja mulle meeldib see väikse, mida saab kotti visata, et tasub minna äkki Magda Beauty poodi koha peale erinevaid tooteid ja uudistama, et neil on ju poed. Rokas näiteks. Rokas ja Kristiines ja ühesõnaga. Siis on meil ulakas kaunitar nagu ikka. Kas sa proovisid enda kingitust? Proovisin. No kuidas oli? No ei. Uhke värk on. Uhke värk on jah. Sa proovisid või? Muidugi proovisin. Niimoodi vatti saanud siin nädal aega. Siis ei ole enam proovimine, see on ruunamine. See on ruunamine. Aitäh siis ulakale kaunitarile ja Lelole selle kingituse eest. Et ütleme, et see on päris krõbe hind. Ma vaatasin, palju see maksab. See on krõbe jah. Aga see on mehe eest ka. See on täiega mehe eest, see on nagu double penetration. On jah, siis kui sa seda mehega koos kasutad, siis see seisab kõrval nagu pole midagi teha. Reaalselt, et kasutaks Sootskoodi salajutude ulakas kaunitaris, siis saate mehe endale. Jah, polegi meest vaja, et saate mehe asemele. Ja meil on siis video all on ka kõik lingid, kus on meie lemmiktooted olemas, millest me räägime, et siis igal pool kehtib siis Sootskood salajutud Peninuki. Ma lähen laupäeval Peninuki. Lähed sinna üritusele või? Mis üritusele? Ma lähen lihtsalt Peninuki laupäeval. Ta ütles, et Kristina ei saa tulla kuskil mingi üritus. Järgmine neljapäev on see mingi see, sinna me ei lähe, aga ma lähen laupäeval, otsustasime Keteriga, et naistepäev on, et mis me teeme naistepäeval. Mõtlesime, et lähme Tartusse. Tartus teeme, no lähme Peninuki, lähme jooma. Me lähme jooma salajutude džinni ja chillime ja siis mõtlesime, et lähme siis Peninuki inimestega, kes pärast jälle kuskile dinnerile vassile edasi. No chillime lihtsalt nagu Tartus, et täiesti nagu eksprompt mõte, et miks mitte minna Tartusse. Väga tuus, kahju, et mind ei ole. Ma oleks nagu surnud, kahju, et mind ei ole. Saadi Egiptimaal, on ju. Et siis lähme võib-olla arutame äkki mingid uusi ideid, on ju, ma FaceTime'in sulle, kui mingi idee tuleb, et ühesõnaga Peninukis siis kehtivad ka Sootskood salajutud ja me lähmegi kind of sellepärast mõtlesime ka, tuli see Peninuki idee, et nende kolisid uude kohta, et lähme vaatame nende uued ruumid üle ja et seal saab igast koolitusi ja värkisärki. No ja siis Ben & Jerry's meie magusa. Ma just maitsesin seda sellepärast, et see on see vegan. Et mul tegelikult on väga tugev laktoositalumatus iga kord, kui ma siin sisse jõhverdan seda, siis ütleme nii, et perse pärast heaks ei kiida seda. Nii et ma seekord jõhverdan siis seda vegan oma. Räägi siis, see on Bohemian Rhapsody. Põhimõtteliselt see on siis nende uus maitse, see tuli koostöös, nii-öelda, et see tuli sellepärast, et Queen, see ensemble, neil on selline laul nagu Bohemian Rhapsody ja see on Bohemian Raspberry. Bohemian Rhapsody lool on juubel
või on Queen'i bändil juubel, sorry, mul läks nüüd Juubel on 50 juubel ja siis sellega koostöös tuli siis selline jäätis välja, see on vegan, see on kaerapiimaga, ehk siis Malju saab. Ma tunnen, et siin on nagu kaerapiima maitse, aga see ei ole nagu. Mulle meeldib kaerapiima maitse. Mulle väga maitse. meeldib ka, ma joon kohvi peal ka kaerapiima. Ja, et siis, ja sellega on ka see, et sealt siis läheb mingi osa tulust siis HIV mingi Phoenix Trust, vaata. Ja Phoenix Trusti. Mercury Phoenix Trust. Sest et Freddie Mercury'l suri ju HIVi, et siis nii-öelda, et see Phoenix Trust tegeleb siis nii-öelda HIVi, no inimeste nagu teadvustamisega. To fight AIDS ja ikkagi nagu inimestele nii-öelda, see ongi teadvustamine ja mingi võitlemine, no HIVi vastu võidad otseselt ei saa, aga saab inimesi siis aidata ja teadvustada ja olla. Keera teistpidise. Et ikka inimesed näeksid ka, kui ilus see on. Ega sul ei ole praegu mingid suguhaigused, et ma saan ka seda, mul on enda lusikas, et me saame sama topsi kasutada. Miks mul peaks suguhaigused? Ma ei tea, sul on mingid haigused vahepeal. Suguhaigused on mul lambist. Niimoodi hakkab ja pane tähele, siis tuleb artikkel kuskil mingi Elu24 Maljukal on suguhaigus. Kristina paljastab. Ei no vahet ei ole, siis artiklis on tegelikult tegi nalja pealkiri. Maljukas on suguhaigus. No inimestega nii pealkirjas kaugemale ei loe, nii et siis on nagu chill. Et ühesõnaga Ben & Jerry's jäätised on näiteks Woldis, Home of Ice Creamis, seal saab siis sooduskoodid salajutud kasutada ja Rimis on alati olemas kõige uuemad tooted ja Rimis on suht tihti ka väga head soodustused ka Ben & Jerry's, ma ise suht tihti ostan siis, kui seal on soodukad. Et et ühesõnaga sööge jäätist ja me sööme ka ja üritame siis mitte mikrisse matsustada, sest et alati ju närvi. Okei, ma üritan ja ma julge sellepärast eriti süüa, ma kardan, et ma hakkan matsutama. Aga viimaseks siis Kivilaine ja teepäike, et mina alles käisin Solariumis. Koos Märteniga, on ju? Koos Märteniga. See kreem on mega hea muuses. Ja väga vahva. Muuses täna hommikul ma mõtlesin, et ma võtan kaasa selle kuiv šampooni, vaata, mida ma rääksin, et tahaks kiita. Sest ma ei leidnud seda üles, mu juuksed nii rasvas. No mul endal ka niuke kriitiline veits, kuigi ma käisin mingi aeg headspaas, aga tead, mis on teepäikses nüüd ka? No. Et sa saad oma telefoni ühendada siis Bluetoothiga, kui sa oled tanning bedi ja saad kuulata salajutte näiteks, kui sa oled päevitama. Mina kuulan muuses alati Solariumis podcasti, aga ma lihtsalt kuulan telefonist nagu panen. Aga nüüd sa saad ühendada selle tanning bediga, mis on nagu super, et tegelikult kui te vaatate meie Instagramis, te näete, kuidas seal on õpetus ka, et meil on collab post teepäiksega, et siis saab salajutte kuulata nüüd. Kuule, see on väga mõistlik, sest et tegelikult mida sa lamad seal 15 minutit või 12 minutit, suht igav on. Mina oma mõtteid küll ei taha mõelda. Ja siis tegelikult mina isiklikult tahtsin veel rääkida nendest R+K nii-öelda toodetest. Mina olen kasutan neid... See kuiv šampoon, millest me rääksin, on ka sama firma. Ja, mina kasutan kuumakaitset, sest ma ju sirgendan oma juuksed, no nad saad niimoodi, vaid kohe, kui mul patsid on ära, ma sirgendan, ma ei saa uksest välja näide minna, et ma olen hakanud kuumakaitset rohkem kasutama ja vaadake, lasin Maigretil otsi ka lõigata, et mul juuksed näevad nii terved välja, et see kuumakaitse on hästi, see on juukse sprei lihtsalt, aga need R+K kuumakaitsed on mega head ja need juuksed hästi läikivaks. Mul praegu on see peal, vaata, mul võtsin praegu selle siitist kotist, et ajad seda brändi, aga et see kuumakaitse on mega hea, nad kunagi ammu saatsid mulle ja nagu the best. Mul on ka vist kodus olemas, peaks selle üles otsima. Mul mingi on sahtlis, ma ei tahtnud 2 lahti teha. Ja kui päevitama lähete, siis ikkagi Australian Gold toote ikka kasutada, et selles suhtes, et ja kunagi ma mäletan, ma olen ju sõitnud, Eestis on see Australian Goldi see kuldne Porsche, olen sellega üks suve saanud sõita. On või? Ja siis neil bagass oli täis need Australian Gold tooted ja said nagu jagada ja käisid jagamas ja minust vahepeal andsid Brigittale ja mingi inimestele sõita sellega. Ma ei tea, ma olen kuskil kivi all elanud. Lähme nüüd kirjade juurde ka, sest et see on juba naeruväärne, mis siin toimub. Aga ma alustan kirjaga, et see on selles suhtes tore kiri minu meelest. Et vaata tavaliselt keegi taha mingid nimesid öelda, aga siin on nagu toodud inimese nimi full välja ja on ka öeldud, et jagage, võite välja öelda selle, nii et ma siis räägin Võlgniku Raibest on see pealkiri ja ütlen kohe ära, see ei ole mina üllataval kombel, kuigi raudselt see ehitaja raudselt saadab varsti meile podcasti kirja, ma olen pettur. Ma arvan küll, jah. Tema väike saladus. Nii, aga kiri järgmine. Inspireerudes sellest episoodist, kus te väga kirglikult võlgadest ja võlgujäämisest jäppisite, ei saa ma lihtsalt jagamata jätta lugu, mis ilmestab hästi seda, kui teed teistel head, saad ikka sitta vastu pead.
Ehk siis kuidas mina oma sõbrannat usaldasin ja tema fucking laenu käendama ning hiljem kinni maksma nõustusin. Lugu on veits pikk, seega sorry, not sorry. Olgu alustuseks öeldud, et selle kuradi nahaali näol on tegu naisterahvaga, kes on vähemalt mõne aasta eest oli muusikuna mingites ringkondades täitsa tuntud. Manageeris isegi näiteks Ingerit, aga sahkerdas ka tema rahadega ja ma tean veel vähemalt 20 inimest, kes tema peale samal põhjusel tuli vihased. Mul pole mitte midagi selle vastu, kui teda nime välja ütlete, Anneliis Kits. No nii, Anneliis. On või? No nii, Kits, vaata nimi juba ütleb. Kuradi Kits raisk. Kahju trott ei ole, vaata. See üks sobilikum. Nii, mis siis tegi Anneliis Kits? Aasta oli 2015 ja Kitsepreilil oli suurejooneline plaan teha muusikavideo. Selleks aga oli vaja laenu. Nüüd tagantjärgi saan muidugi aru, et küllap ta oli juba siis omadega puntras, sest normaalsest pangast talle laenu ei antud. Ükski pereliige ega sõber polnud nõus käendama ja nii ta siis võttiski hirmsate intressidega ärilaenu. Ongi siuke firma nagu ärilaen. Ujus lepinguga mul ukse taha ja käis nagu higine hobusune nagu pinda. Et kuule, pane allkiri. Lubas pühalikult, et ma ei kuule sellest teemast kunagi, sest ta maksab kohe kõik tagasi ja ei kavatse üldse neid suuri intresse kannatama hakata. Little did I know, et poole aasta pärast hakkab pulli saama. Mingid muusikavideot loomulikult ei sündinud ja Preili kablutas hoopis välismaale õppima ja ärilaenu maksed, mis olid 270 € kuus, jäid järjest tasumata. Loomulikult hakkas siis ärilaen mind pigistama, sest ma olin ju käendaja ja mitu korda lisati ka maksehäire registrisse. Mina hakkasin aga tol ajal full pregona oma kodu ostmiseks pankadega läbirääkimisi pidama ja of course neile ei meeldinud mingid kahtlased ülekanded kuskil ärilaenule. Seega ajasin seda sõbrannat kogu aeg taga, et maksa kurat oma asju. Ja nii ma siis enda maksehäirest eemalhoidmiseks hakkasingi iga kuu talle raha laenama nende maksete tegemiseks. Iga kuu 270 €. Pooltel kordadel jättis ta kusjuures ikkagi laenumakse tegemata ja ka mulle midagi tagasi ei maksnud. Ainult nuttis ja alas, kui raske eludel on. Valetas ja võltsis isegi maksekorraldusi, et näidata mulle, kuidas ta kõike ilusti maksab. Kestis see trall umbes aasta. Mul närvid läbi, ärilaen kogu aeg kuklas, kogu aeg inkasso kraaksub kõrval, kogu aeg mingi maksehäire. Lõpuks viskas mul nii üle, et panin Preili fakti ette, et nüüd tuled notarisse, sõlmime laenulepingu sellele summale, mis ärilaenule võlgu oled ja hakkad mulle tagasi maksma. Ostsin talle isegi Berliinist lennupiletit Tallinnasse tagasi, et ainult jumala eest kohale tuleks. Tuli, tegime lepingu ja ta kadus jäljetult. Ootasin ja ootasin, otsisin teda igalt poolt taga, kaebasin lõpuks isegi kohtusse. Kohus otsustas, et nõuame võla välja, täiturid ajasid teda taga, aga ikka mitte sittagi. Inimene oskab nii hästi oma tulusid peita, et on riigi silmis paljas nagu püksilööp ja nii laiutavadki kõik käsi, et tal pole ju midagi võtta. Fun fact, aga seejuures elas vahepeal lausa nii laia elu, et üüris Eesti kuulsamat korterit. Kastirattur Pärtel Peeter Pere. Ma ei tea seda isegi. Imeilused kahekorrust korterit, mille eest jäi ka võlgu. Viimase aja säravamad hetked on seoses sellega, et ta tervenes hiljuti mingist müstilisest haigusest ja nurub nüüd sotsiaalmeedias kaastunnet ja imetlust. Jah, ma tean, et ma ise olin loll ja võite täitsa vabalt mind full debiilikuks pidada, aga äkki juhtub hoopis nii, et kõik salajuttude kuulajad, kellele Anneliis Kits võlgu on, ühinevad ja otsivad üles ja äkki ikka hakkab maksma. Mul praegu maja ehitusest täpselt 5 tonni puudu. Olgem ausad, see on tegelikult 10-aastase intressiga juba 5-kordistunud. Ta ütleb cheers, edu Alexelas ja ärge käendage. Kas sa oled kunagi käendanud kedagi? Literally olen sõbrannat. Mina olen ka. 2 lolli, vaata. Ma olen ja tead selles suhtes minu teada mingisugust probleemi ei olnud. Ma tean, et üks kord jäi üks laenu tasumata sellele sõbral. Ma ei suhte temaga ammu enam, aga siis vaata mulle tuli meil, ma saatsin talle edasi, ta oli mingi sorry, ma unustasin vaata. Ja rohkem ma ei kuulnud, ma eeldan, et aga miks sa olid nõus või mis laenu ta võttis? Tead, sellega oli siuke asi, et see oli üliammu, ma mäletan, et kas ma olin rase, ootasin Marit või oli Mari jälle sündinud, see oli mega ammu. Ja siis mul oli üks sõber ja ta ütles, et tal on vaja võtta laenu, et kolida, ta pidi kolima, ja ma olin nagu ega see ei olnud ka päris nii, et ta lihtsalt küsis ja ma olin kohe mingi davai, ta ikka räigelt moosis mind. Ja siis, kui ta selle laenu kätte sai, siis ta ostis selle raha eest hoopis uue auto endale. Ma olin mingi,
oleksin süütutada vähemalt siis. Ta sõidutas tegelikult, to be honest, nagu mitte kogu aeg, aga we were friends nagu ja ma lihtsalt tundsin, et kuidagi nõme oli, et miks sa valetad mulle siis, ütle siis, et nagu laias laastus mul ei ole ju vahet, et kas sa mingi kolid või, aga ma mäletan, et oli mingi jutt nagu, et ma pean kolima midagi väga-väga raske on ju, et miks ma lõpuks nõus olin, aga sest auto jäi koli. Mul oli see, et mu sõbranna läks Ameerikasse neid raamatuid müüma ja siis oli ka mingi see teema, et tal oli vaja ikkagi et minna sinna kuidagi, tal oli raha vaja, siis ta võttis mingit nagu õppelaenu või mingi laenu ta võttis, et selle raha saada. Ja siis tal oli ka käendajaid vaja ja siis ma arvan, ta oli mu töökaaslane ja mina ja mu üks teine töökaaslane olime tal käendajad ja siis that's normal. Ja siis aga ta maksis ilusti seal ära ja siis oligi nagu see, et kui ta tagasi tuli Ameerikast, siis tal oli see raha, et kohe ära maksta see laen, aga siis ta läks 1 aasta tegi veel, aga ühesõnaga mul ei tulnud kunagi mitte ühtegi emaili, et maksmata või mis iganes, et no ma tegelikult ei soovita teil niimoodi käendada, et mul läks hästi vaata. Ma mõtlen ka, et nagu see ei ole väga mõistlik, et need nagu näha siit kogemusest, et Anneli skits lasi Üllerisse. Ja meil oli lihtsalt nagu parem kogemus, et meil maksid ära. Aga rohkem ma ei teeks küll seda, nagu see peaks olema mul mingi, ma ei tea, väga-väga close friend, keda ma usaldan. Tule mu kodulaenu käendajaks, what the shit nagu. Sul on käendajad vaja või? Ei, aga nagu tule lihtsalt vaata, et siis ma ei maksa neid. Siis ma pakun neile, et kuulge, et ma ikka tulen, ma tahan tulla, ma kirjutan ära. Ei, ma mõtlesin ka seda, et vaata, kui sa käendajaks tuled, et siis ma ei pea maksma, et sa hakkad sinult raha ju küsima. Käendajaks ei saa ju tulla võõras inimene. Pangalaenule. Me oleme literally best friends. Me oleme literally the same person. Ja, et nagu, see ei ole nagu, et sa oled võõras. Ma olen pere. Ma olemegi, et ta ei ole võõras inimene. Palun guugeldage Kristina Malju, et te näete, et me ei ole võõrad. Aga jah, et pigem ei soovita neid üldse, ma räägin nende võlgade asjadega, et it is what it is. Mind hämmastab, et sellel kirjasaatjal nagu nii palju usku oli, et vaata, ta oli mingi et teeme notaris lepingu, et maksa, et ma maksan sinu võla ära, sa maksad mulle tagasi. Kui ta juba enne ei teinud neid laenumakseid, miks üldse usaldada, et ta sulle maksaks, et sa oleks võinud lihtsalt selle kinni maksta ja see on kahtlane. Aga see on, vaata, ta tead teha ja saad ikka vastu pükse. Puhtuse friigid voodis. Ma nägin see kirja, ma olin nagu mingi what the actual shit. Nii, kas see on normaalne või mitte? Minu sõbrannad arvavad, et me oleme mehega mingi puhtuse friigid. Nimelt tuli jutuks, et kui me mehega seksime, siis ta tuleb alati minu sisse ja selleks, et me voodiriidid ära ei määriks, kannab ta mind vanni, ehk mina võtan kätega tema kaela ümbert ja jalgadega tema puusad ümbert kinni. Kui ta on meid mõlemaid vanni tõstnud, alles siis lasen ta ümbert lahti ja kogu vedelik kukub vanni ja selle saab lihtsalt ära pesta. Aga enda peseme ka puhtaks muidugi. Selgituseks meil on vann ja dušš ühes. Muidu kannaks ta mul lihtsalt duši alla. Kas tavaliselt määritakse hoopis linu ja madratsid? See tundub veits gross nagu või me liiga vanillad, et natuke jobi kardame. Lisan veel juurde, et kui vahest harva juhtub, et ta tuleb enne kui mina, siis ta peseb ennast kiirelt ära ja toob mulle vann nurgale. Armsa Lelo. What the fuck, nagu see oli nagu nii, what the fuck kiri. Mul on nii palju küsimusi. Esiteks, miks ta ise või kõttida vanni tuppa? Miks ta nagu invaliidi tõsta tuleb? Nagu reaalselt. Äkki ta on invaliid. Okei, sorry, kui sa oled invaliid, siis ei ole fun. Aga tegelikult vist ei ole invaliid, sest et ta nimi on tuttav, minust meil on palju kirjutanud, minust ta ei tundu invaliid. Kuidas sa saad kirja põhjal öelda, kas ta tundub invaliid? Ei, ma olen ta salkinud nagu, sest ta nii palju kirjutab meile, ta kirjutab meile kogu aeg. Okay. Ta on see nimi, mis jääb meelde ka vaata. No on tegelikult küll jah, mulle tundus ka tuttav. Aga ma ei tea, kas on normaalne, et esiteks mu esimene küsimus on, miks su mees sind sinna tassib, et siin ei ole ju selles suhtes küsimus, et sõbranna on õigust, ei ole normaalselt nagu sorry, aga what the shit is that, et esiteks, ma kujutan ette, kas ta on seal nagu, ta ütles, et ta jalad on ümber puusa, ta hoiab kinni, siis ta tassib ta vanni, esiteks mis teil toimub? Ja siis ta on mingi, et ta toob mulle vanni nurgale Lelo, kui ta lõpetab mingi, sorry, aga mida sa teete? Ma ei saa nagu sellest aru, et ma ei kujutaks ette, et mees tuleb enne mind, siis tegelikult viisakas on, et ta peab midagi tegema, et no toobki vanni nurgale Lelo. Aga miks nagu ma ei kujuta ette, tema peab ju seda tegema, mitte et lahkub ise ruumis, ta viskab mul Lelo kätte, et oi, proovi ka midagi saada siit. I don't know. Ei saa aru. Sorry, kui sa mõtlesid, et me ütleme, et everything is fine. Ei, et sõbrannad on nagu mõtled üle, et te olete ülinormaalsed, sest et ei ole normaalsed. Ma ei saa isegi sellest aru, et tema suurim probleem, et kas ma olen puhtuse friik. Sul on nii palju muid probleeme. Tea, miks me nii Twitteris?
me oleme magamata ja meil on pohmakas nagu, täna te ei saa meest mingi, oh my god, teate täiega normaalselt. Ei nagu, see on täiesti, sorry. See ei ole mitte ainult puhtkuse freak out. Ei nagu see on, sorry, see on debiilne, mida te teete kahegi. Liina, kas teil ei ole pesumasinat või nagu? Aga selles suhtes ma ei ütlegi, et sa pead jääma sinna kõik kohad täis jobistama, basically on ju. Aga sul võib olla lihtsalt ka salfakapakk ju voodi kõrval või Literally, nagu. Igal normaalsel. See ei pea nagu mingi full kuradi ratastooli ralli äss mingi laskmennast lohistada kuskile. Et nagu sa ütled, et auto tuleb nagu kogu aeg sisse, et ma ei tea, kas sul mingi vagina on allapoole kaldud, kohe voolab välja, kui sa seal pikale. Või nagu, I don't get it nagu. Ja minu eest, kuidas see siis välja ei voola, kui sa istud tal kaksi nagu mingi. Ja siis sul on jalad, nagu ma ei saa aru. Ma arvan, et see oli mingi fake kiri ja sellepärast ma näksin kinni ketta. Ma ei usu, et see fake kiri on, sest ma ütlen, ta on kirjutanud meile ju päris. Ma ei tea, see tundub lihtsalt, sorry, aga see sõbrannadel on õigus, te ei ole normaalsed, te olete väga kahtlased. Ma ei julgeks tunnistada, kui suka asju toimus. Ma julgeks sõbrannadele öelda, kes asja nagu allu. Vestuskäigul, et kuule, kas teil on ka nii, et kui sa seksid mingi tüübiga, siis ronid talle kurdi kukile pärast ja siis ta viib su Valdeku tänava ühissauna. Ja siis pesete puhtaks. Ja siis, kui sa ei lõpeta, siis ta viskab selle eloga ka veel järgi. Lõpeta see pull ära. Üksinda ei paipama. No täiesti lappes. No, ühesõnaga. Ei saa meilt alati nagu mingit. Ei, see oli praegu brutal. See oli brutal, jah. Nii, järgmine kiri. Hädapätakas. Tere Malju ja Kristina. Pikk jutt, sitt jutt, ehk siis küsimus on short and sweet. Mida teha, kui mees on hädapätakas? Hädapätaka all pean silmas seda, kus nädalas mitmeid ja mitmeid kordi kuulen shit, siit valutab, mitte shit. Siit, shit, koma valutab. Koma valutab. Shit, koma valutab. Ei saa, miks ma niimoodi naeran. Nii, oota. Ei tea, kas hakkan haigeks jääma. Imelik enesetunne on. Ma ei suuda üldse süüa midagi. Ma ei tunne end hästi. Magu on krampis. What does that even mean? Kus juures ta oli isegi 30 veel. Ükskord tõesti viskas kopa ette ja vastasin, et äkki see peaks arsti juurde aja panema, kui see ennast viimase nädala jooksul pole kordagi hästi tundnud, mille peale ta ainult ühmas. Ehk siis siiras küsimus, kuidas teha hädapätakas mees. Vastus on, ei saagi, võtad uue mehe. No jah, selles mõttes, et sa teda nüüd ümber ei pea ka kasvatama hakkama. Ja et sa ei ole ta ema ju, sa ei saa teda muuta. Aga ma kujutan ette, milline ikk see tegelikult on. See on kuidagi nii, nagu see ei ole mees, kui sa kuidagi halad kogu aeg. Ma vihkan vingumist. Ja et oi, mul on valus, oi, mul magu krampis. Man up, sure ära või saa terveks. Ma ei jaksa kuulata seda vahepealset ininet. Ja ei, mul on ka, ma vihkan vingumist, et mitte ainult meeste puhul, vaid nagu üldse, kui keegi vingub. Ja aga nagu... mees on veel eriti hull, nagu naiste puhul. Ja vaata, nagu... kui ma nüüd haige olin, kas saad aru, et ma literally, no see inimene, kelle ma suhtlen praegu ikka veel, ma lihtsalt vingusin talle terve nädal, ma muudki rääkisin, ma vihkan vingumist ja siis terve päev vingusin, kuidas mul kurg valutab, kuidas mul kõik üle talutad. Ja siis ma lõpuks ütlesin nädal lõpuks ka, et sorry, et ma ise vihkan vingumist, aga ma vingun nii palju. Siis ta oli mingi, et see on fine, et ma saan aru, et sul oli tõesti nii paha olla. Aga ja siis ta nagu oli mingi, et okei, et ma siis vastu ei või sulle, nagu et ma siis ei vingu sulle vastu, et ma näed, sa vihkad. Ma ütlesin, et sul on praegu pass selle pärast. Ühe korra. Ja, sest et ma olen nii palju vingunud, et nagu sa võid ühe korra vinguda ja siis see on nagu okei, aga edaspidi mulle ka nagu, kui sa vingud, et sul kogu aeg on midagi vigast, tõesti mine arsti juurde, nagu mida sa irised? Ma ka ei saa aru, aga ma pean tunnistama, et see gripp, mis meil oli, sellega oli väga raske mitte vinguda. Ma ei ole ka nagu muidu suurem asi vingu ja ma olen rohkem siuke vaikne kannataja, aga nii halb oli olla, et see tundus nagu utoopiline, et ma pidin sellest rääkima. Ei, no mul oli ka, et nagu sina said ka ülekandeid kogu aeg, et mis ma parasjagu midagi tegin või mida valutas või mis oli hull on. Et aga jah, et see oli mingi next level haigus, et siis võis vinguda. Jah, siis võib, aga muidu ei või. Jah, nii. Puhkuse romants või päris? No ma juba ütlen, et puhkuse romants. Aga... Me täna lihtsalt väga negatiivne. Palun südame nõu, sest endal on pea sassis ja ei suuda olukorda adekvaatselt vaadata. Elasin eelmise aasta lõpus projekti raames circa 6 aega välismaal. Kuna olen vallaline, siis avasin juba enne kohale jõudmist dating äppi ja asusin maad uurima. Üks matchidest jättis profiili alusel fuckboy mulje, seega suuri panuseid ei pannud talle, aga mees tundus kena ja fun. Minu üllatuseks osutus tüüp viisakaks ja sõbralikuks jutukaaslaseks, kes kirjutas mulle regulaarselt, tundis huvi ja esitas küsimusi, mis on äppides haruldane. Kui sihtkohta kohale jõudsin, saime kokku ja käisime lõpuks 6 date'il. Mees tuli ja viis autoga, tegi plaane, pisikesi kingitusi, tegi süüa, viis teatrisse ja nii edasi.
Keemia oli hea ning tundsin, kuidas iga korraga üha enam omadega sees olen. Tundus ka, et mees ei kohta mind lihtsalt kehana, sest ta nautis minuga pikki vestluseid, ei tõmbunud eemale romantilises olukordades, näiteks pead õlale pannes, voodis kaisu pugedes ja nii edasi. Teadsime mõlemad algusest peale, et lahkun, kuid nüüd olles temaga hüvasti jätnud ja kodus tagasi, ei suuda lõpetada temast ja meist mõtlemast. Tunded on tõelised ja me sobisime tõesti igal tasandil hästi kokku. Me oleme üksteisest väga kaugel, aga minu elu on paindlik ja tegelikult mind Eestiga miski ei seo. Olen niigi kaalunud karjääri ja elukoha vahetust. Mida teie arvate, kas peaksin mehel oma tundeid väljendama või leppima, et tegemist oli lihtsalt puhkuse romantsiga? Eks see on alati nagu niimoodi ka, et kui sa tead, et see aeg ongi nagu piiratud, et sa tead, et see inimene läheb ära, siis ongi nagu, et sa võtad maksimumi ja on nagu romantilisem, et sa võid ju kolida sinna, aga sa ei saa eeldada, et teie elu on nüüd nii kena, nagu see 1 kuu oli, sest et ta teadis, et siin on nagu väheks ja võib-olla panustas rohkem, mis iganes. Aga nagu samas, kui sind ei hoia miski kinni. Jah, vaata, elus on tegelikult kõik võimalik, et vabalt võib olla, et võib-olla oled nagu ongi väga tore ja te sobite hästi kokku, aga mina ei hakkaks nagu, selles suhtes, et sa võid oma tundeid talle nagu väljendada, aga ma ei hakkaks ise kohe, kuule, ma kolin sinna, vaata, et vaata pigem, mida tema ütleb, et kui mees ei ole midagi öelnud. Ja mitte siis... nagu kolimisega otsa, vaid ma ei tea, alusta äkki sellega, et mine tagasi mingiks perioodiks, nagu, et ära nagu päris kohe koli, vaid ütled, kuuled, et ma ei tea, ma saan veel 8 nädalaks tulla. Kuidas ta reageerib selle peale juba, et sa uuesti tagasi lähed nagu natukeseks ajaks, et nagu võtta rahulikult, et ära ole mingi love you ja nagu all in, et nagu võtta rahulikult, ütled kas või nädalaks või 8, et kuule, ma saan tagasi tulla, et mis sa arvad? Jah, muidu sa oled crazy. Ja kuidas tunned, et alusta sellega, ma arvan, et edu sulle, ma loodan, et on sinu see õige. Jah, et ma arvan ka, et ega muud varianti ei ole, et sa pead temaga rääkima, sa võid tõesti oma tunnetest rääkida, vaadata, mis ta nagu kostab, aga jah, esimene asja kolima hakata natuke mingi ukse taga. See on nagu täiega minu vibes, et don't be me, be better. Jah, no nii. Urisev pattplaagi armastaja. Hei salajutud, olen oma partneriga koos olnud veidi üle aasta ja nagu ikka, siis peale mingit aega müramist tahaks magamistoas midagi uut proovida ja nii ma endale ühe ilusa pattplaagi soetasin. Läksin siis see käpas koju ja teatasin Peikale, et täna jagab ta minu intiimpiirkonda ühe teise tegelasega. Peika oli lõbusasti nõus proovima ja ausõna megavinge on see pattplaagi värk. Järgmisel korral, kui asja kallal asusime, tundus mees veidi tujust ära. Ja uurides, mis mureks, teatas ta, et kas oleks okei, kui ka tema pattplaagi kasutada saaks. Ma ei tea küll, kas see on tavaline asi ja eks alguses lõi küll pahviks, aga ilma mõtlemata oli musule pattplaagi sisse lükkamas. Iga kord, kui vahekorda astume, soovib mees kasutada kas pattplaagi või et teda ise näppudega rahuldaksin. Ka sellele pigistasin silma kinni, kuni ühel päeval töölt koju tulles ootas mind üllatus. Jalutasin korteris sisse ja kuulsin magamistoast rahmimist. Mõtlesin, et äkki elukaaslane magab peale rasket nädalat, aga ei. Minu elukaaslane ja mees oli ennast voodi külge sidunud, pattplaagi endale perse toppinud ja minu sisenemise peale hakkas minu peale urisema. Kujutate ette, et teie oma tugev mees, kes muidu puid raiub, ootab teid õhtul kiisukesena voodis. Sellega ma nõus ei olnud ja teatasin, et see on ikka liiga palju. Peale seda on olnud seks igav ja mitte mingit elu seal enam ei ole. Mida teie teeksite sellises olukorras? Vahete vahel mõtlen, et äkki on tegu hoopis omaga. No meiste G-punkt on seal urruaugus. On jah. Ja et selles suhtes, et ta ei pruugi oma olla, vaid ta lihtsalt saa aru, et oi, niimoodi on palju parem. Ja, aga lihtsalt on, mida sa urised, nagu rahune maha. Miks ennast voodi küll, nagu ma saan aru, et ta üritas võib-olla mingit seksikat mängu äkki teha või ma ei tea, mis... Võib-olla, jah. Aga nagu see on tõesti nii kriinis ja pealegist nii haige on see, et mõtle ühe korra nagu proovis selle pattplaagi ära, samas võtta naine ütles talle ka meeldis, nii et ei saa pahaks panna, et ka meele võib-olla meeldis. Võtke nagu, ostke üks juurde, kasvatage kõik pattplaage, et nagu see mõttes, et... Miks ka mitte, aga lihtsalt naljakas, et ta ütleski, et peale seda ainult oli tal pattplaag perses ja pidi või näppudega. Ma ei kujuta ette, et mu mees ütleks mulle, et pane mulle näppe. No ma ei saa lihtsalt, sorry, mu küüned juba liimbikad, ma ei saa. Aga kas sa oled öelnud enda mehele, et pane mulle näpp perse? Ma olen öelnud sinu mehele, et pane mulle näpp perse. Nali tegelikult. Ma ei ole öelnud, aga seda on juhtunud. Ilma küsimata. No jah. Ma abused. Ühesõnaga, jah, et ma arvan, et
Mul siin ei olegi väga midagi lisada, et edu Kui ta teile. ütleb, et nüüd seksielu pole, siis no ma ei tea, räägi mehega ja kui asja ei saa, siis Switcheroo. võta uus mees ja ära talle igaks juhuks podblog'i anna. Ära tutvusta, jah. Sorry, ortodont. Terekest. Olen mina üks nendest, kes käib plastmass suus ringi. Ole ehk siis kapede kandja. Pean ortodondi juures kontrollis käima iga 2 nädala tagant. Ükskord kliinikus käies ja hambaarsti toolis istudes küsis siis arst minu käest, kas praegu on sessi aeg, vihetes sellele, et kas mul on praegu ülikoolis eksamite puhkuse periood. Kell oli 9 vara hommikul, olin unine ja teadsin, et on küll mu sõpsidel parasjagu sessi aeg, seega vastasin kiirelt jep. Vahemärkusega mainin, et ma ise ei käi ülikoolis. Arstid arendas juttu edasi ja küsis, et kuidas koolis muidu läheb. Come on, oli hommik ja ma viitsin selgitama hakata, et ma tegelikult ikkagi käi ülikoolis. Ilma silma pilgutamata rääksin veenvalt ortodondile, kuidas mulle väga meeldib mu eriala ja loengud on põnevad. Fuck, kas te saate aru, et ma käin seal iga 2 nädala tagant? See arst ei unusta selle ajaga ära, et ma olen tudeng ja mulle väga meeldib, et mu põnevad loengud. Järgmiseks ortodondi visiidiks olin juba ette valmistunud ja välja mõelnud, et ma olen Tallinna Ülikooli ajakirjanduse tudeng. Uurisin kooli kodulehelt, mida see eriala endast kujutab, viisin end kurssi õppekavaga. Ortodonti arstide saavad nüüd iga 2 nädala tagant huvitavaid kokkuvõtteid mu ajakirjandusloengutest. Kui sa oled mu ortodont ja kuulad salajuttude podcasti, siis palun ära anna märku, et sa muud ära tundsid. Ma muidu vajun piinlikkusest hambaarsti tooli alla ja jätan kapera või pooleli. Thanks kuulamast. No ma tean seda tunnet, et vaata see viitsi kellelegi midagi seletada, sa oled mingi et sa nagu otseselt ei valeta, aga sa oled nagu mingi aga siis nagu sa kaevad ennast suuremasse auku. Mulle meeldib, et ta on nagu nii kaugele läinud, et ta juba mingi uuris seda kava ja mõtleb välja, mida ta ütleb. See oleks veel kõige haigem, kui ta lõpuks nagu suurest survest lähekski ülikooli vaata. Lihtsalt, et jah. Samas, eks need ajakirjanikke on juurde vaja kogu aeg küll, et ikka jah. Lust on vaja troonilt tõugata. Nali, I'm joking. Jah. No mis nikka, valetage siis terviseks, aga teinekord siis inimestele vaata, kellega sa nii palju kokku ei puutu. Jäta lihtsalt meelde, mida sa valetad, vaata. Sellepärast ma ei saagi hästi valetada, siis mul läheb kõik meelest ära ja ma räägin kohe sisse ennast. Literally sama. Nii et mul oleks vist see, et ma mingi 3 korda võiksin nagu meeles pidada, et ma pean valetama, et ma käin ülikoolis, 3. kord ma oleks mingi, mida sa ajad kunagi ülikoolis. Miks sa arvad seda üldse? Mis sul viga? Nii. No nii. Kuidas energiajoogis sai maailma kangem laps? Hei, vaata, mis 2 kirja saanud, ühesõnaga. Mu ema ja isa pidasid aastaid tagasi kohvikut, kus ma alaealisena usinalt töötasin. Usinalt nii palju, kui üks teismeline seda teha viitsis. Hetkel olen 35. Lisaks korraldasid nad laululaval suuri üritusi, kus esines igasuguseid tuntuid bände. Üks selline megasündmus oli kohe tulemas ja mina noor geenius otsustasin, et kui pidu, siis pidu. Ja mis võiks olla parem viis meeleolu tõstmiseks, kui ema kohvikust mõni alkoholne jook laenata ja sõbrannadega peaproov teha. Alkoholimaailm oli siis veel minu jaoks suht tume maa. Kohvikulis olid just tulnud uued ja eriti ahvatleva välimusega joogid, mis tundusid ideaalse kaaslasena meie lõbureisile. Ja siis see päev jõudis kätte. Meie noored ja uljad jõime salapärased joogid vargsi ära, olles kindlad, et nüüd oleme valmis maailma vallutama. Iga lonks tundus täpselt nii kange, nagu see meie peas olema pidi. Kui eakaaslased sõbrad küsisid, kas oleme purjus, vastasime tähtsalt silmad grellis, täiega lappes. Tantsisime, möllasime, õhtu lõpus isegi veidi tuikusime. Kui pidu läbi sai ja me koju sammuma hakkasime, nägime eemal politseipatrulli. Loomulikult läksime kohe üle missioonrežiimile. Joosta. Hirm trahvi saada oli suur. Sai ennast lausa põõsastes peidetud, kuni plats puhas. Mõni aeg hiljem küsisin emalt, et mis joogid need siis olid, mida kohvikusse telliti ja mida me nii kangesti nautisime. Ema vaatas mind rahulikult, ütles, need on energiajoogid. Sel hetkel pahvatasin naerma, milline võimas asi on ikka usk ja mõttejõud. Meie kujutlusvõime lõi terve alternatiivse reaalsuse, kus energiajoogis saigi tugev kraam. Me ei olnud ennast purju, pigem lihtsalt mõtlesime ennast täis. Lol. Tead, tegelikult see on küll niimoodi, et see placebo efekt pidi olema väga real, on ju. Ja ma arvan, et see on tegelikult ka õppetund meile, et ka meie peaksime päris joomise asemel hakkama lihtsalt mõtlema purjus, sest et siis oleks järgmine päev vähem paha olla. See oleks mõistlik jah, sellepärast, et ma olen nii paistes praegu näost ja ma olen nii insecure, ma tunnen, et ma nii palju ikkagi viimasel ajal saanud pidutseda ja siis mul on nagu nägu mingi tead, see läheb üle, mitte see, et nagu see tunne. Vaata mäletad, kui me käisime restos, siis ma rääkisin sulle, ma tunnen viimasel ajal nii rõvedan ennast kuidagi. See läks üle. Okei, ma loodan, et see läheb. Ja midagi ei muutunud selles suhtes. Ma tunnen ennast praegu nagu väga, ma olin täna peegli ja siis ma ei taha tulla. Teeme ainult seda voice podcast'it, ei ole mingi videopilti inimestel vaja. Ma koti pähe endale. Või nagu seal
saates oli ämbrid peas. ja ämbrid peas. Aga see platseebo efekt on see, et mäletan hästi, kui ma olin nagu, äkki see oli reaalselt mingi 5. klassis või? 4., 5., no ütleme, ei, 5., 6., mingi klass oli, meil oli klassiõhtu ja ma mäletan, et mul üks klassiõde avastas, et ta emal on nagu viina kodus. Me tegime mingi, see nagu see 0,5 nagu mingi pudel, karastusjoogi pudel. Tegime sinna nagu viinakoksi sisse, aga seal oli võib-olla nii väike tilk viina, ülejäänud oli mahl. Ja siis nagu põhimõtteliselt, ütleme, meid oli nagu mingi 10 tükki, kes jõid seda, et kõik see mingi ühe lonksu ja terve mäletan klass käitus nagu pärast me oleme täiesti sodid kõik. Ja see oli nagu ka, see oli nii, ma praegu tagasi mõtlen, see oli nii Mark. Ei ole joonud, vaata enne, siis sa võib-olla mõtledki ja kõik käituvad, siis sa hakkad ise ka lähed nagu kaasa sellega. Mängisime, praegu mõtlen järgi, mängisime, või jõime kamba peale selle mingi, nagu seal oli mingi 1 gramm viina, ülejäänud oli mahl, on ju. Ja siis jõime kamba peale seal ära ja see olime kõik täiesti lähepas. Mul lambist unlock the memory, et me käisime kunagi klassiga Kaalijärve, on see Kaalijärv jah, Saaremaal või kuskil, ekskursioonil ja mul ei ole õrna aimuga, mis klass see võis olla. Ma pakun, ütleme, puusad ka mingi 5., 6., võib-olla, ütleme 7. isegi, päris nii noored ei olnud, 7. klass. Ja kaasa smuugeldasime 3 purki siidrit. Reaalselt meid oli mingi, ma ei tea, 5 või 6, kes sellest osa võtsid. 3 purki. Ja ma mäletan, et see oli mul mingi need, kes ohverdasid ennast 3 tükki, igaüks pani 1 purgi endale asjade vahele, peitis mingi kampsuni sisse mähitud. Nagu keegi hakkaks meie kotte läbi otsima, nagu me olime nii pingis, et me jääme äkki vahele ja siis, kus me mingi põõsas käisime joomas ja olime ka kõik umbjoobes omast arust 5 3,5 liitrisest purgist. Ma ei tea, jah, see on nagu väljakas. Aga mina, kui ma läksin 9. klassi lõpureisile, siis mu klassijuhataja leidis lauaviina mu kotist rätiku vahele keeratud rulli. Aga mis ta su kotti vaatas? No ta teadis, et me oleme lappes kõik ja siis ma mäletan, mu klassivend oli niimoodi, et ta oli oma kas selja peale või kõhu peale tobipakid kleepid. Ja mu klassi juhataja ta teadis, me oleme mingi väärt ja kari vaata kõik. Ta katsus läbi, aga ta katsus vist ainult selja pealt, aga kõhu pealt ei katsus, need tobipakid olid kõhu peale kleebitud. Ja poistel oli ka niimoodi viinad olid kotis ja kuidagi paremini peetud niimoodi vahele, et me lõpuks ikkagi saime lõpu peal jooki panna või seal lõpureisil. Aga mina olin see joovisti, kes vahele jäi. Nojah, aga vähemalt said juua. Aga rääkides klassikaaslastest, siis minu üks klassikaaslane vaatasin, oli kirjutanud meile Kringel, ta mõtles seda Kringel loo alla, aga aga ta oli Kringel ehk väike lugu Kadripäevast Kristinaga. Ja siis ma lugesin seda, siis ma olin issand, nii naljaks, et mina nagu ei mäleta seda situatsiooni, aga et mõndadel inimestel on minuga mingid mälestused, mida mina oma peas nagu ei mäleta niimoodi, aga kui ta nüüd ütles seda. Mina terve eilse õhtu. Aga ühesõnaga lähme. Hei, see Kringel lugu pole küll meestega seotud, aga üks Kringel ikka. Oli aeg, kui olime väiksed, circa algkooli vanuses. Mina ja Kristina otsustasime oma kommivarusid täiendada ja võtta ette Kadrijooksu Mustamäe paneelikate vahel. Ma ütleks, et kumbki meist väga hea lauluoskusega oli, aus. Jooksime tundide viisi ja laulsime, aga mingil hetkel tabas meid nälg. Olles Kaja peatuse kandist, tuli Kristinale idee. Lähme Peetri pitsasse laulma, täiesti juudikas. Aga see on ma olin selline, ma olin crazy kid, nagu mul oli kogu aeg mingid ideed, on ju. Kas see oli hea idee? Absoluutselt mitte. Ma julgeks elu sees sükest asja. Aga lapsena raudselt ma oleks julgen. Ma olin täiega selline crazy kid, nagu ma arvan, et kõigil on minuga, kes minuga lapseolus olid, neil mingi haiged lood minuga. Kas see takistas meid? Absoluutselt mitte. Avasime ukse nagu 2 superstaari, hingasime sügavalt sisse, hakkasime laulma valjusti. Arvan, et teistel oli veel piinlikum kui meil. Vaene kliendi teenindaja, see püha kannataja, vaatas meid ilmega, et millal me juba lõpetame. Õnneks oli resto juba suht tühi, vaid üksik paarike, kes ilmselt kaalutles, kas jätame elu sinna paika ja lahkuda lihtsalt universumist. Aga meie laulu peale juhtusime. Kas sellepärast, et teenindaja hindas meie pingutust? Ei. Kas sellepärast, et olime nii andekad? Kindlasti mitte. Me lihtsalt olime nii piinlikud, et inimene andis meile tasuta pitsa, et me lõpetaksime. Võit on võit. Saime oma pitsa kätte ja alutasime tähtsate nägudega minema. Et kogu see grandioosne hetk väärikalt lõpetada, istusime paneelika trepikotta nagu tõelised gurmaanid ja sõime seal oma võidupitsat fine dining Mustamäe stiilis. Tundub, et tasuta asju saab ikkagi välja pressida piinlikkusega. Olge mõnnad edasi, Riina. See on väga, väga haige. Aga samas ma nagu kujutan ette, mida see teenindaja nagu
aga ei, ma ja ütlesin, siis ja vaat see, kõige kuidas ma naljakam olen on nagu, aga kõige see, kuidas ma tunnen selle idee peale, et nagu meil on kõht tüü, et Kadripäevalt lähme laulame Peetri pitsas, nad peavad meil andma. aga nagu, it worked. Aga mõtle, kui naljakas on veel tegelikult see, et te laulisite ära, onju. Ja siis te seisite ja ootasite seal oma pitsat. Nagu awkward üldvata. Kas te laulisite ära ja siis olite mingi pitsat. Oli mingi, mida ma annan. Kas te küsisite huvitav, et see ei mäleta ka vaata. Aga see on väga-väga funny. Aga lapsed teevadki tegelikult nii kringel asju. Näiteks mul praegu tuleb meelde, et kui ma olin väike, siis ma elasin Õismäel Paldiski maanteel ja mul reaalselt on mälupilt, kuidas ma võtsin toast tabureti ja siis läksin maja ette lambist müüma lilli, mille ma ise korjasin sealt kuskilt mingi maast, nagu seal oli mingi karjamaa, mingi väikseid kollaseid lilli ja siis toast mingisuguse sodi nagu mingi, ma ei tea, nagu ala üllatus muna need asjad. Mitte keegi ei osanud mitte midagi, ma olin seal mingi 6 tundi. Kas sa arvad, et ma ei ole teinud samasuguseid müügilaudu mingi? Ja ma ei tea, mis selle pointisega oli. Raha teenida. Ja ma saan aru, et aga selles suhtes, et haige, et ma ei andnud alla ka, sest et praegu I would never. Aga ei, ma olen nii palju igast mingi suvalist kohtades mingi müügi asju teinud ja müün mingid, kas oma tehtud kimpe, ma olen niuke hustler terve elu, aga nagu vaene klasside ma vaatasin, et ta oli, esimene järgi ma enam-vähem nagu sain aru, et ta on lihtsalt abielnud, ta on teine perekonnanimi. Ja ma vaatasin, et ma olin nagu see tüdruk, ma olin nagu nii, kui ma väike olin, ma mõtlesin, et kui ta kuulab meie podcast'ist, tal on ka võib-olla tore, mul on temaga mälestused. Mäletan, et ma olin nii nagu amazed by her, sest ta oli kõik viied kogu aeg. Ta oli nagu nii tark, ma arvan, et ta on praegu ka, aga ma mäletan see, et ma olin nagu nii kade, et ta on nii tark, et ma olin nagu tugev kolmeline, nõrk, tugev kolmeline, sõltub ainest. Ja ta oli kõik viied, ta oli nagu kõiges nii andekas ja tark ja siis, ja et ta veel minusuguse looliga hängis ja käis Peetri pitsas laulvad. Nii et tervitused sulle ja nii tore, et sa podcasti kuulad. Tead, selle jutu peale, mul ütlen ausalt, mul on kõht nii tühi, et ma tellin Maci, kas sa tahad ka või? Ma just räägin, et I feel fat, aga telli ja. Kas keegi tahab veel Maci või? Ei või? Okay. Tahad Maci, jah? Tahab. Ma võtan lasteine endale. Mulle meeldib topelt juhtukas. Mis sa tahad? Tavai. Loe siis uus kiri, ma nii kaua tellin süüa meile. Tanel ongi, türa Kristina saab paks perse, ma just ütlesin, et tee kuradi fastingu teisu, pead see topelt juhtu burgerit. Ma pean teile rääkima seda. Ja Tanel lõika välja. Kristina kurtis enne, et umbes kaamera nurka vale, et ta näeb nii suur välja. Ei, ma just ütlesin, ma näen, et isegi kaamera nurka ei ole vale, et ma ütlesin, pane mingi filter peale, et ta feel fat. Ja siis selle peale oleks võinud nagu Tanel öelda, ei, mis asju, look amazing. Tanel vaatab otsa, et aga fastingut ei ole mõelnud teha. Brutaalselt nii taktitundetu. Ma mõtlesin, et Tanel on nagu pruut, et ta peaks oskama naistega rääkida, et halloo Kristina, et sa oled skinny legend, et nagu palun söö hästi, et ma vaevu näen sind, et nagu sind pole peal kaamerast näha. Oota, aga kas sind sulle pakuks huvi deluxe beef burger? Ei, ma tahan need topeltjustu burgerit. Aga kas sa tahad deluxe beef burgerit? See on mingi soodustiil. Nüüd hakkab, ei, selle Siimule lõigus, kuradi niukas kämmer. Ja kui senti vaja veeretada kogu aeg, me tahtsime 2 laste einet ja topeltjuustu burger. Topeltjuustu burgeri einet. Pane eine, pane väike smonskini. Pane väike eine. Ja Fanta, please. Anyways. Nii. Fatsootsin elu elamas. Ja ma pidin üldse kirjale. Ühesõnaga, et sööme siin purksi ja skinny legend, nagu ma olen. Aga reis Marokosse. Palun mitte nime avalikustada. Sest me tavaliselt avalikustame nimesid. Alati. Ma olen nii salti, ma saan selle burgeris, ma olen lõbusam. Mis sa juua tahad? Fanta on fine. Mina ja mu sõbrannad oleme teie kauaaegsed kuulajad ning sõbrannad andsid idee teile kirjutada ja küsida, et mis teie sellises olukorras teeksite. Käisin detsembri alguses sõbrannaga Marokos reisil ning eelviimasel päeval hakkas meiega aktiivselt suhtlema hotelli entertainment tiimi juht. Tegemist oli tumedanahalise 30-aastase meesterahvaga, kes oli olnud circa 7 aastat abielus prantslannaga ning selle ajal elasid nad koos Prantsusmaal, kuid COVID ajal abielu purunes. Vahetasime päeval Instagrami kontaktid ning juba õhtul kirjutas ta mulle aktiivselt ja peale enda tööpäeva kutsus mind enda tuppa ööbima. Kuid sellest otsustasime siiski keelduda, aga olin nõus ühe suudlusega. Järgmisel päeval lõuna ajal väljus meie lend tagasi Eesti, kuid enne hotellist lahkumist palusta, et tuleksin järgmine kuu tagasi, et mina pean ostma lennupiletid ja tema muretseb elamise eest.
Peale Eesti tagasijõudmist olime suhelnud iga päev ning teinud ka mõned videokõned. Kui pühade tõttu olid tema tööpäevad väga kiired ja pikad ning liiga aktiivselt pole me jõudnud suhelda. Ja meeletu mesijuttu pole ta samuti ajanud. Nüüd kutsutab mind tagasi Marokosse ja ütleb, et ainult kirjutamise teel ei saa ju aru, kas sobid inimesega kokku või mitte. Et selleks peab ikka koos aega veetma. Tema üks peamise argument on see, et kui ta oleks tahtnud lihtsalt lõbutseda, siis ta oleks juba meie esimesel päeval minu juurde tulnud mesijuttu ajama, aga tema tuli rääkima mulle see eelviimasel päeval. Samuti on ta vahepeal palunud, et näitaksin ka talle oma paljast keha, kuid sellest olen ma keeldunud ja see on tema jaoks okei olnud. Väidab, et ta pole enam laps, vaid mees ja austab mind. Nüüd ma ei teagi, mida teha, kas peaksin minema uuesti sinna, tema juttu uskuma, et näha, kas meist tõesti võiks paar saada või on tegemist lihtsalt ühe pettisega, mida teie teeksite. Teie arvamus on alati nii tore kuulata. Arvamust. Mina arvan, et selles suhtes ma ei usu, et ta nagu mingi petis per se on, aga ta võib samas olla, see on nii väga levinud, et mingi hotelli töötajad sebivad kõiki töötajaid või neid külastajaid, vaata, et ma ei usu eriti ausalt öeldes, et ta nagu ainuke on ja see fakt, et kui ma oleks midagi nagu tahtnud skämmida, siis ma oleks esimene päev tulnud, aga ma tulin eelviimane. Ma arvan, et ta ei märganud sind lihtsalt enne, nagu miks ta muidu oleks oodanud, kui ta tahad suhelda kellegagi. See kui võtad kohe, sest et kus tema teab, kuna sinu eelviimane päev tegelikult niimoodi on. Tegelikult küll, jah. Jah, et ta ei tea ju. Ma ei tea, mina mõtlen küsis receptionist, et kuule, see tüdruk, et kaua, see ma ei usu. Ja siis arvutas välja, et millal ta rääkima läheb, et ta oleks kindlalt eelviimane päev. Või ta nägi, oli teda mitu päeva näinud juba, tead, et täna on 5, tavaliselt need kuradi turistid on 7 ja midagi sellist. Ma ei tea, mina ütlen lihtsalt seda, kui sa tahad minna Marokosse lihtsalt puhkama, no juudu on, aga ma ei usu, et see mingi väga asine värk on. Ma arvan ka, et nagu... Ja eriti, kui ta küsib su mingi ihu näha ja mingi, see kuidagi nästi. Ja ta mingi, sa ütlesid, et ja ta ei ole, tal on okei, et ma ei näita. Mis siis? Mis küsid üldse? Ja ei, nagu see mõtlesid, et mis siis on, kui tal ei oleks okei, et tal peabki okei olema, et sa ei näita oma paljast keha, kui sa ei soovi. Et see on nagu bare minimum. Vaata, tubli Kristin, aga lõpuks näeb ära, mis on bare minimum, et kui keegi ütleb, et saada putsikad ja sa ütled ei, siis see on bare minimum, kui ta ei saada perse sind selle peale, vaid on nagu okei, ma ei ole poiss, ma mees. Ma ei tea, ühesõnaga, no ma saan aru ka, et ega siin Eestis neid mehi jalaga segada ei ole, et võib-olla Marokost on lihtsam vaadata, aga ma arvan ei, ma arvan, et Eestis sa ikka leiad midagi paremat. No ja, aga sa ei saa seda lubada. No ma ei saa lubada muidugi küll, aga... No võta siis järgmine kiri. Ma võtan, jah. Nii. Väikese Merineitsi Walk of Shame. Minu lugu jääb aastate tagusesse aega, kui olin üliõpilane Inglismaalt. Nimelt oli seal ülikoolis väga palju huviringe ehk society'd ja mina otsustasin liituda surfiklubiga. Omaette küsimus on, et kui suur oli motivatsioon õppida surfama versus panna silm peale mõnele kuumale surfikutile. Jõudiski kätte üks meie esimesi üritusi, milleks oli stiilipidu teemaks Under the Water. Vaese eestlasena Inglismaa ülikoolis oli mul rahadega kitsas ja tuli olla loov. Seadsin sammud Primarki ja mida ma näen, Little Mermaidi pidžaama. Kuna tegemist oli pika pidžaamaga, tulin geniaalsele ideele osta kõige suurem olemasolev suurus ja et olla eriti merineitselik, panin 2 jalga ühte püksisäärde. Teise sääre lõikasin maha ja rippuva kanga sidusin omast arust äärmiselt seksikalt puusale kinni. Nägin välja nagu tõeline vaese mehe Little Mermaid. Pidu oli raju ja nii raju, et minu salamissioon läkski täide. Järgnev hommik oli täpselt nagu filmis. Teen silmad lahti täiesti võõras voodis, vaatan teki alla. Olen ihu alasti ja minu kõrval on ka Kreeka jumala paljas keha. Jah, skoorisingi endale imekauni pikkade lokkidega surfari. Aga kahjuks polnud mul kuigi palju mälestusi, kus ma olen, mis sellel ööl toimunud oli või kuidas ma omadega siia sattusin. Ajasin ennast vaikselt püsti ja nägin maas riismeid oma seksikast kostüümist. Kahjuks mida polnud, oli mu telefon. Suureks õnnetuseks oli sellele noormehele vanajumal andnud kamaluga välimust, aga mitte empaatiat. Tal oli kergelt öeldes täitsa suva, mis minust edasi saab ja tõdesin, et pean ise hakkama saama. Kujutage nüüd ette pilti, üks räämas merineitsi päise päeva ajal kell 11 Inglismaa väikelinna tänavatel seiklemas, 2 jalga ühes püksis ääres proovides kuidagi aru saada, kus pool on kodu. Koju ma jõudsin, tuppa ma sain ja telefoni sain ka eelmisel ööl väisatud klubist kätte. Siit loo moraal. Stiilipidudel käies proovige ikka omas kodus lõpetada, sest vastasel juhul võib see walk of shame vägagi pilku püüdev olla. Nojah, eks võõras riigis see võib ka täitsa... Eriti kui sa ei tea, kuhu minna ja telefoni ma keksin Google Maps ikkagi juba ära ilma selleta, mul oleks täitsa keegi ju.
aga see on ikka lappi see, et mõtle, lähed nagu peole õhtul, vaatad kuradi jalad ühes püksis ääres ja siis hommikul mingi pohmas peaga kuskil mingi. Minu arust see on nagu nii nõme, vaata, et okei, et need one night standid on nagu nad on, aga et nagu nii palju võiks ikka, et nagu kui sa mult juba nagu nii-öelda keppi said. Siis aita koju, siis võta mulle takso nagu bare minimum. On ja? Tõesti. On bare minimum. Ma õpin ta. See on bare minimum, et kui sa kellegile seksi on, et seda võiks olla vähemalt takso tellida. Ja, et nagu eriti kui sul ei ole telefoni, aga noh. Ja, igatahes vähemalt jäid ellu ja I'm happy for you ja sul on ka inglise haridus, nii et good for you. Ja said Kreeka jumalaga seksida. Life is good. Life is good. Aga jagame siis auhinnad ära ja. Jagame siis auhinnad ära, mis siin ikka. Ma ütlen kohe, et ma tahaks anda Medironi enda klassiõele lihtsalt selle eest, et ma terroriseeris nende, et saad nüüd tasuta asju ilma piinlikkuseta. Nii. Anna siis talle tasuta asju ilma piinlikkuseta, kuigi ma arvan, et tal oli piinlik seda meenutada, nii et jälle ta sai sama piinlikkuse eest nüüd 2 korda. 2 korda tasuta asju, jah. Tasub ikka minuga suhelda, vaata. Jah, absoluutselt. Nii, ja Magda Beauty ma annaks sellele rott võlglinkuraibe. Jah. Ulakas kaunitar, selle ma annaks sellele, kes küsis, et kas puhkuse romanss või päris. Jah, tead. Et siis, tead. Tõmba üks lelo ligi ja. Tõmba jah, mingi vibra ligi ja võib-olla ei ole sul üldse asja kuskil. Et ongi, tead, mis see, palju, mis on, ma olen seda nippi rääkinud, et kui sul on tunne, et saaks oma eksile nagu kirjutada, et siis literally masturbeeri ja siis mõtle, kas nagu sa oled oma selle paugu kätte saanud, orgasmi kätte saanud ja siis mõtle, kas tahad tal uuesti kirjutada ja sellega samamoodi, et lelota ära ja siis mõtle, kas sa ikka tahad sinna Marokosse minna. Mul on vist see, et kuna kui ma mõtlen eksi peale, siis mul tuleb ainult see kuradi Gert pähe ja siis ma mõtleks, et miks ma tahaks ennast närve ajada üldse talle kirjutada. Ja no teistel ei ole oma kõikide eksidega. Mul kohe tuleb, et kettas lihtsalt. Hakkam veel pihkuga tagumas. Nii, aga mis meil veel on anda? Peninuki. Anname peninuki sellele, kelle mees on hädapätakas, kurdab kogu aeg. Nii, nuki. Hädapätakas, jah. Ja teepäike. Kivilaine. Ja Kivilaine. Anname äkki selle samale Merineitsi Walk of Shame'ile. Ja Ben ja Jerry's ka on anda. Ja Ben ja Jerry's äkki anname siis sellele puhtuse friigid voodis. See oli nagu tegelikult väga naljak. Nagu ma saan aru, et see vastus, mida ta ei olnud vist see, mida ta ootas, aga meil oli väga naljakas lugeda, et vähemalt friiks oled, aga jäätisse väärid. Samas neil on nagu see, et ei ole mõtet anda, siis me teame, et isegi söösta jäätist voodis vaatas, see on puhtuse friigid. Sööd duši all. Mees tassib vanni. Täiega puid saavad lihtsalt. Mees tassib vanni, sööd jäätisse. Lelo vanni nurgal. Ärge siis jumala eest seda jäätist vannis sööge, et nagu selles mõttes, et... Siiski vähemalt vanni kõrvale. Mees üles. Okei, ärme mõnitad. Väga palju õnne teile, et teil tore seks elu on ja saate vannis käis. Ma ei oska midagi öelda. 2 veidrikku olete. Aga vähemalt nad saad jäätist. Ja seksi. Ja seksi. Mina saan ainult jäätist. On nagu on. Aga sellega võtame siis kokku meie, mis see 5. episood oli. 5 episood, jah. Ja head elu teile ja olge toredad. Olge toredad ja hoidke kõva ja olge muhedad. Ma mõtlesin, et sa näitasid niimoodi. Ma nagu peace out. Et, lambist. Ma veel järgmises episoodis olen rõve, aga ülejärgmises ma tulen, mul on niuke glow up. Okei. Ülejärgmises. Ülejärgmises. Tavai, ma ka siis. Täna fastin natuke, Taneli soovitust järgi. Stiilisime just Mäkkini. No jaa, aga ülejärgmiseks episoodiks on fastitud. Okei, tavai.